reisilainele S-Traveliga. Kuidas sinu nimi on? Liisbet. Ja sina? Gustav, selge. Siis tean. Sinu nime ma tean. Kuidas sa ta nime tead? Ta on minu poeg. Okei. Nii, aga proovime siis ühe proovi podcastiga läbi teha, et ma küsin teilt natuke midagi ja siis saate rääkida ka mikrofoni ja me võtame selle linti ka ja siis natuke lõikame kokku ja pärast paneme selle meie siseveebi ka ülesse. Kuskile avalikuks ei lähe, aga siseveebi läheb, et siis teie emad-isad saavad teile lasta. kas kodudes saab ka kuulata? Jah, saab. Pärast siis, kui su ema sulle laseb seda. Nii, ma teen väikse tutvustuse ka. Tavaliselt ma alustan podcasti niimoodi. Tere, mina olen Sandra, reisilainele S-Traveliga podcasti saatejuht. Ja mul on täna saates külas võrdlemisi lühikesed külalised. Vanuses, ma arvan, 8 kuni 12, 13. Ja publikuks vanemaidki. Ja mõtlesin, et siis küsin mõned reisiteemalised küsimused oma noorte külaliste seast. Liisbet, kas sulle meeldib reisida? Jaa, Meeldib, miks sulle meeldib reisida? see on tore. Miks ta tore on? Ma ei tea. Mis sulle reisi juures kõige rohkem meeldib? Ujuda Ujuda või? Soojas vees või basseinis? basseinis ja soojas vees. Aga Eestis saab ka ujuda. Jaa. Kas sulle lennata ka meeldib? Jaa. Siis on hästi. Sebastian, kus sina reisinud oled? Jah, päris palju. Soome, Leedu, Läti, Türgi, Egiptus. No, sa oled juba päris palju käinud. Kus sulle kõige rohkem meeldis? Türgi ja Soome. Kus sa Soomes käisid? Jõuluvana juures. Kas sulle meeldis jõuluvana juures? Ja päris lumine oli ja libe ka. Milline on olnud see sinu lemmikreis, Gustav? See, mis ma viimati Inglismaal käisin. Käisid Inglismaal? Jah. Londonis? Jah. Mis te tegite seal? No käisime igal pool linnas, suurtemates kohtades. Muuseumites ja igal pool? Jah. Väga äge. Ja kus sa veel käinud oled? Ma olen käinud Ungaris ja Saksamaal ja Soomes, Lätis. Väga põnev. Ungaris. Mis sa Ungaris tegid, mäletad? Käisime poistekooriga, oli nagu reis Ungarisse. Niisugused kooride ja tantsugruppide reisid on alati väga ägedad. Liisbet, kuhu sina järgmisena lähed reisile, tead ka? Ei, Ei tea, aga kuhu sa tahaksid minna? Ameerikasse. Ameerikasse? Miks just sinna? Kuna mu sõbra ema on ameeriklane, mu sõbra sugulane on ameeriklane. Soo. Ja siis sa tahaksid neile külla minna? Ma ei tea, aga ma tahaks Ameerikasse lihtsalt minna ja vaadata, mis seal on. Disneylandi minna näiteks? Jaa. Kuhu sina, Sebastian, unistad reisida? Samamoodi Ameerikasse. Miks? No seal on ägedad masinad ja tahaks midagi ägedat ka kohata, mida Eestis pole. No seal on seda väga palju. Kõik on suurem ja uhkem ja rohkem. Tahaks ka korvpalluritega mõnedega kohtuda. Jordaniga. Võib-olla. Kuhu sina unistad minna, Gustav? Jaapanisse. Jaapanisse? Vau, miks selline valik? Sest see on nii palju erinevaid huvitavaid asju, mida Eestis ei ole. No väga põnev. Teiega oli väga tore rääkida, laseme äkki mõnel huvilisel veel siin mikrofoni taga proovida. Nii, kuidas sinu nimi on? Simeon, selge. Ja sina? Grete. Väga meeldiv. Teie käest küsiks näiteks sellist asja, et Simeon, kas sina tead, mis sinu ema siin firmas teeb? Mis tööd ta teeb? Jaa, ta on mingi vanem spetsialist. On. Ja mis ta täpselt teeb, tead ka või? Ei. Ei tea. Kas sa tahaksid ka sama tööd teha või mis tööd sina tahaksid teha tulevikus, kui sa suureks saad? Ma tahaks tegeleda näiteks legodega hästi palju. Näiteks mõndades robootikaringide juht oleksin näiteks. Kõleb põnevalt. Ja näiteks... Kas sa oled väga osav robootikas või? Jaa, ma tihtipeale, kui mul on robootikatunnid, siis huviringid, siis ma teen seal viiduudega, teen hästi palju asju, siis Lego Spidekidega. Kõlab nagu võõrkeel, ma ei saa üldse aru, mis asjad need on, aga väga huvitav. Grete, kelleks sina tahaksid saada? Midagi kunstiga.
kunstiga või? jah, Kunstnikuks või midagi natukene ma täpselt ei tea. graafiline disain võib-olla? Ma ei tea isegi, no Sulle väga meeldib joonistada? pigem maalida. Maalida? Kas sul on koduseinad sinu maale täis? Ei, Ei ole või? Võiks ju, kui sulle meeldib. no võiks, aga ruumi pole. Kunsti jaoks on alati ruumi. Mis sinu ema teeb siin meie firmas, tead? Ma täpselt ei tea, aga midagi ta vist reise müüb. Jaa, müüb reise. Teeb gruppi, müüb gruppidele reise. Sebastian, kas sina tead, mida sinu ema siin teeb? Ja turundusega tegeleb. Ja mis ta täpsemalt teeb? Tead ka või? Reklaame, taskuhäälinguid. Taskuhäälinguid, vaata, mis peened sõnad. Kus sina reisinud oled, Siimjon? Mina olen reisinud seal Tenerifel, käisime Liisbetiga, et Kahekesi? mina, mu ema ja isa ja Liisbet. Ja siis käisime telgiga, ööbisime neid seal Lätis, oleme käinud Soomes hästi palju, käisime Saaremaal kunagi ka. Kas sa oled ainult perega reisinud? Jaa, ainult perega. Ja meeldib sulle perega reisida? Jaa, Kas õega ei kakle reisidel? õega kakleme kodus. Väga õige, reisil jätame kaklused ära. Aga tihtipeale kakleme näiteks magama minekul, et kes paneb tulekustu. Eile näiteks Liisbet viskas maha mingid väikesed pallid ja ütles, et mina viskasin. Mina kaklesin ka kunagi oma vennaga sellepärast, kes peab tulekustu panema. See on vist peaaegu kõigil nii. Grete, kuhu sina unistad minna reisile? Itaaliasse. Itaaliasse, miks just sinna? Mulle meeldib nagu see kultuur ja tahaksin nagu ajaloolisi kohti külastada. Sa oled nagu mina, ma tahaks ka. Ma käiks ka Itaalias igal pool kirikutes ja vanalinnades ja muuseumites. Väga uhke. Ja pasta ja pizza muidugi. Ja gelato. Sebastian, sina unistad ka Itaaliasse reisimisest, ma tean. Sest sina läheksid toidu pärast sinna, ma tean. Ma tahan juustu süüa ja Aga mis rahvusköök teile üldse kõigile maitseb kõige rohkem? Minule meeldivad kõige rohkem Eesti toidud, aga need Ameerika hamburgerid ja friikad on kõige paremad asjad maailmas. Mulle meeldib Itaalia ja Ameerika toidud. Aha, mis Itaalia toidud? Pizza ja pasta? Muid pastasi ka, aga mu kõige lemmikam on pasta bolognese. Siis me peame sind sinna Bolognasse viima. Kuidas sul, mis toidud sulle maitsevad? No Aasia ja Paks õige tüdruk. Ka Itaalia. Aasia toidud on tõesti, kuigi väga paljudele lastele ei ole Aasia toidud väga meelepärased. Kas teil on väga hea meel, et täna ei pidanud kooli minema? Jaa. See on maailma kõige parem päev, me saame kooli skipida. Aga kas teil mõni suur kontrolltöö oli, pidi ka täna olema või? Minul mitte. Ei. Mul on iga digioskuste tund kontrolltöö, nii et ei ole teil kontrolltöö? On, meil on põhimõtteliselt iga tund. See on mingi töö. No olgu. Mille eest saab hindeid. Meil on ka väga hea meel, et meile siia külla tulite ja natuke podcastis lobisesite. Aitäh! No nii, tere! Kuidas sinu nimi on? Emili. Ja sinu nimi? Simon. Minu väiksema lapse nimi on ka Simon. Väga tore, et te võtsite julguse kokku käsi ja mikrofoni taha tulla, et mis sinu ema või isa teeb siin? Kasuema. Aha, nii. Ja mis ta teeb siin? Ta on Österrikis reisikonsultant. On reisikonsultant, jah. Eks meil suurem osa töötajad ongi reisikonsultandid siin. Kuidas sinuga? Ma ei tea. Ei tea või? Kas teile meeldib väga reisida? Jaa. Meeldib? Jah. Miks? Sest siis ma saan uusi kogemusi ja ma saan teiste riikide toite mõista. Ja ma sain lihtsalt puhka. Puhata siis erinevates kohtades. Kuidas sinuga on? Sulle meeldib reisida? Jaa. Miks sulle meeldib reisida? Teistes riikides on ägedam ja saab ka uusi kogemusi. Kas sa oled reisil käinud omal perega enamasti või oled ka näiteks kooliga või mõne? Kooliga, aga pere ja sugulastega tavaliselt. Kus sa käinud oled? On sul meeles? Türgis kõige rohkem. Türgis kõige rohkem? Sulle meeldib Türgis? Jaa. Suured hotellid, liumäed, suured basseinid? Jaa. Head toidud, kõik hinnas?
jaa, saab jäätist lõpmatuseni süüa. Kas sina oled ka Türgis käinud? jaa, Sulle ka meeldib seal? jaa. Liiga palav ei ole? ei, Kunagi ei ole liiga palav, eks? No vahepeal on, aga mitte nii Siis saab passu hüpata, eks? Ja ennast natuke värskendada. Mis sinu unistuste reisi sihtkoht on? Portugal. Portugal, vau, päris huvitav valik, miks just sinna? Ma ei tea. Lihtsalt tundub siuke äge koht, kuhu minna. Jaa. Seal on väga ilus. Enne ma tahtsin selle pärast minna, sest mu lemmikjalgpallur oli Ronaldo, aga enam. Jalgpallur, kas sulle meeldib väga jalgpall? No enam mitte nii väga, aga natuke ikka. Aga mängid ise ka jalgpalli? Vahepeal koolis mängime. Mis spordialaga sina tegeled? Teed sporti? ja käsipalliga. Oo, käsipall, see on küll põnev. jaa, Kas olete käsipalliga ka reisil käinud kuskil võistlemas? jaa, aga siis ma ei läinud kaasa. No küll jõuab veel, eks? jaa, Et sellest spordiringidega on alati tore, saab koos kambaga käia. Kas või riikides, kuhu sina tahaksid reisida? Dubaisse tahaks väga reisida. Dubaisse? Miks just sinna? Kuna seal on ägedad autod ja rikkad inimesed ja väga ilus. Ja ilus on seal tõesti ja kõik on suurem, uhkem ja kallim ja vägevam kui meil. Lisaks on seal ka ju hea ujud, on ju, mõnusad rännad. jaa, Sa pead siis vihje andma vanematele, et siin S-Travelist saab reisi Dubaisse osta. Jah, jaa, seal on ju igasugused ägedad pargid ka. ja tahtsime ka Legollandi minna. Veel viimaseks, kelleks sa saada tahad? Ma enne tahtsin saada arheoloogiks, aga ma enam ei taha nii väga, ma tahan kas lasteaiaõpetajaks või ei tea, juuksuriks. Lasteaiaõpetajaks või juuksurisse? Või kosmeetiku. Arheoloog kõlas päris huvitavalt, ma võiks öelda. See soov võiks sulle tagasi tulla. Muidugi lasteaiakasvataja või õpetaja juuksur on ka kindlasti väga huvitavad. Ma lähen ülehomme Egiptusesse. Lähed Egiptusesse või? Jaa. Perega? No Ikka? 30 inimest. 30 inimesega lähete Egiptusesse või? Vau, kust te nii palju inimesi kokku saite? Sõbrad, sugulased? Jah, Vau. sest mu sünnipäev on ka seal. Teete pidu ka seal või? Jaa, ma arvan. No kõlab põnevalt, 30 inimese suuruse grupp. Teil on peaaegu pool hotelli kinni pandud siis teie poolt. Kelleks sina tahaksid saada, Simon, tulevikus? ma ei tea, tahan rikkaks saada väga. Seda me tahaks kõik. Mis sa arvad, milline amet võiks sind rikkaks teha? Ma ei tea, kui ma mõtlen näiteks ise mingi firma välja. See on tavaliselt ettevõtlus ikka tavaliselt, kui oled edukas, siis toob selle rikkuse ka. Kuulge, aga suured tänud teile osalemast ja lähme vaatame siis, mis teil edasi saab teha seal. Reisilainele S-Traveliga.